Tere! Mina olen Aare Kaitseressursside Ametist. Mõtlesin ka, et kas ma pean nüüd veel rohkem kuidagi üle võlli panema, et saada siis publikut kuidagi kaasa. Ma korraks läheks päris algus tagasi ja siin küsiti ka, et palju tunde antakse selle jaoks ja see on mingi lisaasi. Minu arust kõik nagu koolis töötavad inimesed, et kui nad ei kaasa seda ja ei lõimi seda teemat oma siis ükskõik millisesse kooliastmesse või kui koolijuht ei ka anna neid suuniseid, et see oleks sinna kaasatud, ma arvan, siis on kõik inimesed seal koolis täiesti vastutustundetud meie noorte suunas. Et see jah, natuke peabki võib-olla provotseerima, aga tegelikult see on nagu päris asi, mis alates lasteaiast, gümnaasiumisse, kodudesse on meid turvalisemaks tegev. Et me oleme ka natuke mõelnud, et kuidas siis nagu riigikaitses neid teemasid pisut sõnastada ja siis ma siin 2 nädalat tagasi ka ühes vestluses sellises konverentsi vormis ütlesin, et tegelikult olgem ausad, et nagu vanematel inimestel on seda turvalist riiki nagu vähem aega vaja kui nendel noortel. Et tegelikult me peame selle jaoks ka seda kõike tegema ja seda asja õpetame, sest noortel on rohkem vaja turvaliselt elada. Ja riigikaitse õpetuse vaates ja riigikaitse vaates siis mul on tegelikult väike eelis, sest tänaseks päevaks on riigikaitse õpetus nüüd üldhariduskoolides olnud nüüd 3. aasta kohustuslikus vormis 35 akadeemilist tundi. Selleks gümnaasiumis on ette nähtud ja ka 3. aastat on seal täiesti eraldi teemaplokina sees elanikkonna kaitse, mis varasemalt sellises mahus ei olnud, oli natukene, aga tegelikult nüüd on täiesti õppekavaliselt. Mul on ka samuti ülihea meel just Päästeameti puhul, kes tegelikult praktilises õppes on sisuliselt kõik meie taasiseseisvumise aja olnud kaasas just laagrite näitel, kus päästeametnikud tegelikult on meie laiguliste poiste kõrval alati olemas olnud. Nii et see koostöö meie vahel on väga hea olnud. Ma arvan, et see, mis näitab ka seda vajadust, et üks riigikaitse osa, teine just elanikkonna ja sisejulgeoleku osa on see, et Eesti inimesed päriselt tahavad, et see koolis oleks kohustuslik, vähemalt meie õppeaine vaates üle poole siis Eesti elanikkonnast soovib, et see on koolides kohustuslik. Ma arvan, et meil on mõistlik seda enamust kuulata ja neid teadmisi noortele edasi koolides anda. Ja ma olen nõus, see töötab tegelikult mõlemat pidi, et kui me õpetame noorele neid teemasid, lihtsad asjad, oma näitel samamoodi. Laps tuleb lasteaiast koju, läheb kamina juurde, läheb niimoodi põlvede peale maha ja siis roomab esiukse juurde. Ja sellepärast ta ütles, et lasteaias öeldi just täna, et kui toss tuleb, siis see ülevalt hakkab, et ma pean minema põranda lähedalt esiukse juurde. Ja sa mõtled ise ka need samad asjad. Kui ta tuleb koju ja ütleb, et kas meil riisi ja makaroni või mingisugust vett on kodus, siis hakkad mõtlema, et kas mul on ainult tänaseks või tegelikult mul on 7 päevaks ka. Et see käib mõlemat pidi. Samamoodi, kui me räägime riigikaitsest, siis meil on just hästi suur ka huvi täiskasvanuid koolitada võib-olla rohkem, mis puudutab ajateenistust ja kõike muud sellist, et see noor peaks seda ka selliseks loomulikuks osaks. Nii et ma arvan, et siin on kõikide koostöö. Need teemad, mida tegelikult riigikaitseõpetuses täna kajastatakse, ongi ohtude hindamine, hädaolukorras tegutsemine, elutähtsad teenused, hätta sattumine, risk ja kriisikommunikatsioon. Et kui jällegi võttes, et palju selleks nagu aega on, siis kogu see materjal on samuti siin Sisekaitseakadeemia poolt välja töötatud. Meie 35 tunnises me oleme soovitanud, et nende teemade jaoks võiks kuluda selline
või kasutada selline 4-6 akadeemilist tundi võiks need läbi, ehk siis seda me võime ütelda, et kui me küsime, et palju elanikkonna kaitse siis pädevusmudeli jaoks on aega ette nähtud, siis siis ma võin ühe vastusena ütelda, et 6 akadeemilist tundi on koolis ette nähtud siis selle jaoks. Ja koostöö raames tegelikult samamoodi, et kuidas õpetajad saavad seda asja ka lõimida või kuidas seda asja nagu paremini siis koostöös noortele anda. Meil on riigikaitseõpetus täna circa 170 koolis kohustuslik koos siis kutseharidusasutustega. Meil on 120 pluss õpetajat koolides üle Eesti. Võtke sellel õpetajal kuskilt särgiservast kinni koridori vahel ja küsige ta käest, et mida ta oma tunnis räägib. Meil on riigikaitseõpikud nendel loodetavasti niimoodi kaenlael kaasas. Küsige, kas see oleks võimalik õpetajate tuppa ka panna. Kui teil ei ole seda õpetajate toas, kirjutage mulle. Saate oma õpetajate tuppa selle riigikaitseõpiku täpselt samamoodi, kus on circa 16 lehekülgega elanikkonna kaitsest ilusti kõikidest nendest teemadest erinevate näidete ja ettevalmistusega ka toodud. Kõigil on sealt üsna palju õppida. Kui enne käidi läbi need sellised pädevused, mis siis erinevatel kooliastmetel on, jah, minu nagu peamine sihtgrupp on gümnaasiumiaste ja ma sealt just läheksingi selle juurde, et üks või põhimõtteliselt kõige suurem ohuallikas, mida noored siis nagu peavad tulevikus võimalikuks, ongi valeuudiste levik. Eks tegelikult see info, mida noor saab igalt poolt, nad peavad ise ka seda kõige suuremaks ohuks. Tegelikult läbi vanusegruppide valeuudiste levikut peetakse nagu riigile kõige ohtlikumaks asjaks. Ja siis tulevad sealt järjest kõik muud, olgu nad keskkonnakatastroofid, taristurikked ja kõik muud sellised. Et kui me alguses siin esimeses kooliastmes ka kuidagi proovime just keskenduda sellele, et noor peaks usaldama, et ta usaldab oma õpetajat seal klassi ees, klassijuhatajat. Järgmises kooliastmes ta peaks juba saama aru, et kui tuleb seal kooli juhtkonna pealt või millist infokanalit usaldab hiljem, kuidas ta hindab seda, et kui ta saab erinevat infot, milline võiks olla tõesem ja nii edasi, siis meie sellise gümnasisti seisukohast on ka täpselt see koht, et me peame läbi selle kooli astmete kasvatama seda usaldusväärsust ja seda psühholoogilise kaitse osa, ehk mitte seda, et me ütleme kindlalt ette, et nii, meil on ainult üks tõde ja nii see ongi tegelikult õpilane peaks gümnaasiumi lõpuks jõudma sinna, et ta saab aru, mis loogiliselt võiks olla tõesem ja mis mitte. Ja järgmisena tegelikult selles teemas ongi see, et üle poole peab just neid samasid riiklikke taristu vastu häireid, kõik muud. See on see, milleks me tegelikult siis prioriteetidena võiksime noori ette valmistada. Me oleme teinud tööd üsna palju õppematerjalide puhul. Enamus koolid kasutavad opikut. Opikus täiesti panete sisse riigikaitseõpetus, panete Google'isse riigikaitseõpetus. Tegelikult seal on kõik need teemad, mis siis meie kursusel läbi käiakse ja samamoodi tegelikult on seal see elanikkonna kaitse osa, kus tegelikult veebi siis kursusena saate ka nii ise seda üle käia, kui ka siis noortele anda. Seal on viited Päästeameti erinevatele materjalidele, mis on välja töötatud ja samamoodi me teeme koostööd, kuskilt midagi uut tuleb. Me saame sinna kogu aeg lisada, ehk lisaks riigikaitsele tegelikult eraldi peatükka elanikkonna kaitse mõttes. Riigikaitseõpetuse õpikust rääkisin. Lööte YouTube'is lahti Sõduri lehe, mis teeb väga head sisu just ka tutvustamaks
seda riigikaitse nagu poolt, sest jälle see viimane teema, mis ma lähen paanika ja hirmu juurde, et miks see on väga oluline. Lõiming erinevates õppeainetes ei ole ka tegelikult mitte midagi keerulist, ei ole vaja sinna suuri tunde lisaks, vaid mulle meeldis see hea orienteerumisnäide, et orienteeruge sellistesse kohtadesse, mis võib-olla muus mõttes on ka vajalik. Inglise keele õpetajatega olen rääkinud, et on väga tore arutleda seal inglise keeles võib-olla, et mis unustatud asjad on teil pööningul. Aga tegelikult gümnaasiumis võime täiesti nagu rääkida, mis asi on, ma ei tea, vaatate õhtul uudiseid, kuulete, Eestis on EFP või LFL, et mis asjad need on, mis asi NATO on, mis OECD on. Nendest võib gümnasistiga täna täiesti rahulikult inglise keeles rääkida. Ja juba me täidame juba sellise infovajaduse ja rahvusvahelise poole sealt ka ära. Et neid võib täiesti kaasuda ka erinevatesse teemadesse. Paanika ja hirm. Lugesin ühe korra veel just läbi selle sõjahirmu suure artikli, mis siis kirjutati ja mul on tegelikult, mina ise riigikaitses igapäevaselt terve oma elu põhimõtteliselt täiskasvanuna selles veetnud. Enam-vähem olen kursis, mis toimub, aga mul on hästi kahju näha, et väga paljudel on sellist väga laia võib-olla ettekujutust ka, et mis maailmas toimub ja väga palju informatsiooni endale sisse ammutades võibki tekkida selline paanika ja kartus ja hirm. Siis kui õpetajal on segadust ja kahtlust enda peast, siis see läheb sellele õpilasele ka edasi. Teemadest võib rääkida, võib arutleda. Me ei pea arutlema noortega sellisest paanikast ja hirmust, kui öeldakse, et kohe tuleb sõda ja kõik on halvasti, siis tegelikult väljas paistab päike ja kõik on okei. Vabalt võib endale kodu ja tööd osta uue kodu ja töötada Eestis. Kõik on okei. Täna meil on kõik normaalne. Me võime nendest riskikohtadest ja peamegi rääkima, arutlema ja siis me oleme rahulikumad, kindlamad, rohkem valmis nendeks asjadeks ja see paanika ei tegelikult puutu üldse asjasse. Ehk siis nii palju, kui meil on õpetajaid koolis, siis ka juba mitu aastat ma olen igal pool, kus ma lava peale laias laastus haridusinimestega saan, siis see, et ma ütlen, et meil on umbes 120 riigikaitseõpetajat, tegelikult meil on riigikaitseõpetajaid tuhandeid Eestis, sest kõik õpetajad, kes alates lasteaiast tegelikult õpilaste ees käivad, kui nad on teadlikud, targad, toredad, positiivsed, siis nad on kõik absoluutselt riigikaitseõpetajad. Ja meie õpilased on ka üsna rõõmsad. Isegi kui näod on värvitud. Aitäh! Jaa, aitäh! Jäingi vaatama, et miks saabki ju ka täiesti teemat siduda meikimisõpetusega, et kohe lihtsalt ongi tehtud ka. Nii, millal saavad Digiriigi Akadeemias õpetajad ja sulgudes ja õpilased elanikkonnakaitsekoolitust läbida? Elanikkonnakaitsekoolitust läbida, siis sealt vastatakse kohe. Kohe. Nii, Jaanik Usin Päästeamet. Aga tõesti, see kohe tähendab seda, et juba meil avalikus sektoris oleme erinevate ministeeriumite suunas seda kasutanud ja selle kasutamise piirang praegu on selle taga, et see arendus, et saada laiadesse massidesse, et see keskkond lihtsalt kokku ei jookseks, selle arendused on lõpusirger ja peaks olema. Julgen öelda, et minu viimane info on, et detsembri alguses saame selle nii-öelda kätte. Mina olen läbinud suurepärane asi, sain ise ka targemaks, mis siis, et siit koolist olen pärit ja näed, siin olen täna tagasi. Ja veel sellised suure pildi küsimus, et Tallinna Ülikool valmistab ette riigikaitseõpetuse õpetajaid. Miks riik ei ole seda kursust avanud igal aastal? Et kas sul on teada? Jaa, sellepärast, et meil on see, kes ei tea, lihtsalt üle aasta oleme seda planeerinud vastavalt sellele, kui palju meil on koolidesse siis uusi õpetajaid vaja.
ja, aga Aare, kohtume sinuga päeva lõpupoole veel paneelis ka, nii et praegu suur aitäh sulle.